tulevad maailmameistrivõistlustel starti, siin aga kõigepealt näidatakse nende treenereid. Jevgeni Platov, kahekordne olümpiavõitja, vaatab hoolega, mida siis suudavad teha Šotimaalt pärit silmapaistvad jäätantsijad Sinead ja John Kerr. Õde ja vend Suurbritanniat esindavad nad. Olümpiamängudel Vancouveris pidid leppima 8. kohaga, see oli kergeks pettumuseks, oli seal ka päris mitmeid vigu. Maailmameistrivõistlustel aeks on neil olnud eelmise hooaja 7. koht. John Kerr anub, tule minuga tantsule. Kolmikpöörete seeriad on väga head, hästi üksteisele lähedal sõidavad. Mida kõrgem on paari tehniline tase, seda kiiremini sooritatakse kõik elemendid ja lahendused. Ja vaat selle paari puhul oli see just näha, et iga pööre või lahendus, olgu see siis täisringiline või pooleringiline, on sooritatud hästi kiiresti ja täpselt. Ja pärast seda võetakse juba järgmine tantsupoos. Ja nagu aega nende sammude sooritamiseks on neil paaridel rohkem, kes valdavad hästi tehnikat. Jääb ruumi ka loo jutustamiseks. Ja just see on vahva, kui mõeldakse terviku peale, mida siis sellega tahetakse öelda pealtvaatajatele, millist kuldset valssi täna sõidetakse. Ja kahekordne olümpiavõitja Jevgeni Platov tundub nii, et on rahuligati. Seal võiks öelda, et sellised klassikalised, väga ilus algus, klassikalised ikkagi tantsud sellele paarile nii hästi ei sobi, kui nende erinevad originaal- ja vabatantsud. Väga ilusad pöördud, ma just vaatasin.
The scores please for Sinead Kerr, John Kerr from Great Britain. No nii, milline on siis punktisumma, millega nad lähevad võistlust juhtima? 37,02 punkti said nad tango eest olümpiamängudel Vancouveris. Ja tuleb rohkem. 37,56 punkti selle raske valsi eest. Nii et igati on Suurbritannia paar rahul. Suur rõõm on kindlasti Šotimaal, sest just seal on neil kõige rohkem pöidlahoidjaid. Ja võistlust tules